Kaasaegsed bensiinijaamad ei ole lihtsalt kohad, kus võimalik tankimas käia. Need on juba väga multifunktsionaalsed teenindusettevõtted. Terminal on Tallinnas Mustamäe tee ääres avanud taas ühe uue teenindusjaama. Me oleme 2019–2022 3 aasta selline keskmine oli 8 jaama avamine siis ühes aastas. Ja sellel aastal oleme siis jõudnud sellele tasemele, et on meil 6 jaama tekkimas, et veel väikesed viimistlus lõpetamistööd ka Lõuna-Eestis, et Antsla ja Avinurme, mis on Avinurme juba avatud ja nüüd me siin ju septembris avasime tegelikult automaatjaama ja siis kuu aega võtsime aega ja tegime ka poe. Ja täna on siis see rõõmupäev, kus on ka see pood meil avatud, seega oleme tõesti kasvu ja laienemise lainel. Kui keeruline üldse Tallinnas on kütusejaama avada, sest tegelikult ju kõik tahavad siin olla. See on väga tähtis turg, siin on kõige rohkem inimesi, siin on kõige rohkem tankimise ja kõike muud siin. Ega kütuseäris on põhiline ikkagi asukoht ja asukoht. Ja see asukoht siin on väga hea asukoht. Meil on Tallinnas tõesti täna vähe jaamu, me oleme välja kasvanud Lõuna-Eestist ja kui mõelda, 2014 oli terminalil ainult üks tankla ja see oli Kärknas vedelkütuse terminali siis juures ja rohkem ei olnudki ja sealt on kuidagi see tuul tiibadesse saadud ja see suur laienemine ja täna jõutud 50 tanklani ja kohe on ka siis 51 tanklat, kui Antslas ka avatud saab. Et tunneme rõõmu, oleme pingutanud, lisaks on 12 krunti ostetud veel Harjumaal ja mitte ainult Harjumaal, ka kaugemal siin on tulemas ka Pärnusse tankla, seega me oleme selgelt laienemisega jätkamas. Terminal on aga teinud jaamade kontseptsioonis sammu edasi. Juba päris mitmed kohad kaasa arvatud, kui pealinnas Mustakivi jaam on juba lõunarestorani kontseptsiooniga. Me ise tunneme ka uhkust ja see on klientide poolt väga hästi omaks võetud ja see on asi, millega me eristume kõikidest teistest kiirtoidu pakkujatest või ka tanklakettidest, kes pakuvad kiirtoitu. Burgereid. Lisaks sellele, et me pakume ka siin burgereid ja kebabipraadi või snitslipraadi on meil tünnikujulistes tanklates, mille tunnebki ära selle klaasist mahutikujulise siis hoone poolest, kus me pakume siis soo ja lõuna pakkumist. See ongi buffet, see on nagu kodune toit. Menüü muutub ja mis oluline, köögid on koha peal olemas, seega kõik on värske. Vähemalt lõuna ajal Mustakivi jaamas tundub küll, et see on popp. Kunagised tanklad on oma kontseptsioone tugevasti muutnud. Üldse nüüd viimased 15 aastat on olnud ikkagi tankla äri selle suunaga, et mindud rohkem ja rohkem kaubanduse peale. Ja meil on 50 tanklat, alles avasime oma 50. Mustamäel ja 25 kohveterminali kaubamärki kasutavad siis teenindusjaama, kus on siis ongi siis kiirtoit, on ta siis burgerid või, aga sinna juurde ka see juba märgitud rahva poolt väga hästi omaks võetud snitslipraad, isegi kui ei ole seda sooja lõuna pakkumist, siis ka nendes 25 kohveterminalis saab ka praadi ilma selle sooja toiduta, aga märgin siia juurde ära, et need kohad, kus meil siis see soe lõuna pakkumine on, et neid on meil üle Eesti siis 7 jaama ja võtan põhimaante kaupa siis sõites Narva poole, siinsamas Mustakivis, sõites Pärnusse, Nurmesse, see on siis Pärnu külje all, või sõites Tartu poole Jüris. Need on siis need põhimaanted ja lühike vastus sellele sinu küsimusele, et tõepoolest klient täna väga selgelt eelistab täisteenindusega tanklat. Näiteks Mustakivi terminali sooja lõunat pakutakse kaalumeetodil. Igaüks saab endale meelepärase suurusega prae. Kohveterminali kontseptsiooni puhul, nagu näiteks Mustamäel avatud jaamas, toimub pagaritoodete valmistamine samuti koha peal. Meil on tegelikult ka oma enda pagarikoda, kus me küpsetame terminali lihapirukaid ja moosipirukaid, mis on tõeline hitt hommikuti. Lihapirukad lähevad nii kiiresti, et need on lõunaks otsas, et peame rohkem küpsetama. Et see on selline hommikueine, aga lõunaks ongi siis, kes soovib frappi, kes soovib
kebaabipraadi küpsetame terve päev läbi kõikides nendes siis kohveterminali tanklates. Seega täiuslikud energiajaamad, kus jõudu leiab nii sõiduvahenditele kui ka reisijatele.